Tere, mina olen Jaanus Paurman ja mina olen Sisekaitseakadeemia Finantskolledži maksunduse õppejõud. Ja täna räägime aktsiate maksustamisest. Aktsiad on tänapäeva Eesti noorte seas kõige populaarsem investeerimisklass ja samas tuleb meeles pidada, et nende investeerimine võib meile kaasa tuua tulumaksukohustuse. Miks nii? Aktsiatulu peetakse samasugust tuluks nagu igasugust teist tulu, mis tähendab, et me peame riigile maksma teenitud tulu pealt 20% tulumaksu. Lihtne näide. Kui sa oled kunagi soetanud aktsiat 10 eurot tükk ja täna võõrandad 15 eurot tükk, siis loeb riik sinu tuluks 5 eurot ja selle pealt pead sa maksma 20% ehk siis 1 euro riigile tulumaksu. Meeles pead sa pidama seda, et selle tulumaksu pead sa ise deklareerima riigile. Selle aasta investeeringud pead sa esitama järgmise aasta esimeses kvartalis riigile füüsilise isiku tuludeklaratsiooni peal. Samas on riik loonud siia ka ühe hõlbustava elemendi. Nimelt on hästi mõistlik ja maksuoptimaalne investeerida läbi investeerimiskonto. Investeerimiskonto võimaldab sul tegelikult edasi lükata maksukohustust ja tegeleda investeerimisega nii kaua, kuni sa alles võtad raha reaalselt oma investeerimiskontolt välja. Ehk siis, kui sa tahad olla tõsine investeerija, siis kindlasti tee oma tehingud läbi investeerimiskonto. Oluline on täna veel märkida ära seda, et kõik siin räägitu ei kehti kahjuks krüptovääringutele. Selle jaoks peaksid minema kas Maksuameti kodulehele, et teada rohkem, või tulema õppima Sisekaitseakadeemiasse. Kohtume loengus!